selle video teema on siis valguste tegemine. Alustame läbi ISO 42 spektrilist. Ja mõistlik on siis seda üheksat ülesannet alustada niimoodi, et kas Eesti külgvaates, eestvaate joonistab selle valgusti poolprofiili liikumist. Ja kuna valgusti läheb lahti, siis esimene punkt tuleb aegunnituse punkt või hakkab allapoole tulema. Mikrofon on mul nii kaugel, et keegi nagu nii kuule, mis ma rääkisin praegu, aga ma loodame, et midagi ikka kuulis. Et teeme siis näiteks mingi sellise lambisokli ja isomeetrilises vaates paneme selle siis pöörlema revolviga. Pöörlema siis selle telje ümber täisring. Et tulemuseks on siis selline silinder. Nii seda silindrit kopeerime, siis allapoole tuleks siis see, kuhu see pirn sisse teeb, see sokkel. Näiteks kopeerimegi 400 allapoole. Nii. Ja teeme siis sellise lihtsa lambikupli, kasutades lihtsalt joont. Et lihtsa joonega siis mingi 300 millimeetri pikkuse ja selle joone paneme ka siis pöörlema ümber, vulviga pöörlema ümber Y-telje. Et siiani oli siis kõik lihtne, nüüd meil on olemas siis kuppel ja soklid. Nüüd sokli ja kupli, kahe sokli vahele võib siis teha lihtsalt sirge juhtme, kui tahab. Nii selleks on vaja koordinaadid pöölde keerata. Et siis saab siia teha lihtsalt ühe sirge juhtme, kes tahab, aga võib siis teha ka spiraaljuhtme, kasutades siis heliksi tööriista. Et ütleme siis mingi 10 mm alumine raadius ja 10 mm ülemine raadius ja siis kõrgus on nii kõrge, nii kus see heliks nüüd ei. Ja tuleks nii valesti. Uuesti. 10. Ei, tuleb ikka see heliks. Küll peaks tulema. Nii, need heliksid kuskil peidus. Vaatame, milles võib olla probleem, miks need heliksid siis siia kipuvad ennast ära peitma. Et see on põnev, sükst asja ei ole varem olnud, et heliksi tahad olla. Nii, nüüd tuli. Ja propertistes siis muudame siis ära näiteks pöörete arvu, paneme siia mingi 20 näiteks. Juba parem. Ja joonistame kuhugi siis juhtme
ristlõike, et see on siis ütleme 4 mm jämedune kaabel. Ja selle ringi paneme siis sweebiga siia selle heliksi peale jooksma. Nii, nüüd on paras aeg siis siia lisada materjalid. Siis näiteks plastiku siia mingisuguse juhtmele ka plastiku. Ja siis kuplile paneme mingi klaasi näiteks. No, millist värvi klaasi me paneme siis. Me paneme näiteks sellise klaasi. Nüüd valgustiks saada, siis tegelikult on vaja siia veel lisada nüüd valgus. Paneme siia ühe punkt valguse. Esialgu siis selle lihtsalt natukene selle sokli sisse ja seejärel siis liigutame teda mingi 50 mm näiteks välja sealt. Ja salvestame siis selle valguskinime alla. Ja ongi valgusti valmis.